tere! Lisamaks või muutmaks sisu is.ee leheküljel tuleks sisse logida admin nupust alt ja lisada oma salasõna või emaili aadress. Nüüd edasi saab esimesel lehel kohe muuta oma salasõna ja emaili aadressi, kui on vajadus selleks. Ja seal on siis kõik. Firmast lehekülge näiteks saab muuta. Kontaktilehte saab muuta muidugi. Ülejäänud leheküljed on listid. Muutmiseks siis see on lehekülje pealkiri, mis läheb siia üles. Keel on fikseeritud ja see on siis lehekülje sisu. Kontakt või tähendab menüülingi pealkiri on siis menüülingi pealkiri on see, mis läheb siia üles. Ja kui siin on kõik valmis, siis salvestada. Menüü haldus kui selline on siis põhimenüü all nimetuse all ja siin saab eenitada need erinevas järjekorras ja salvestada. Kui tahame lisada uut lehte, siis valime lisaleht, lisa sisse kanne, lisaleht. Tahame lisada muid elemente, siis on samamoodi. Lisaks on otseteed näiteks seadmete lehel, tehtud tööd ja galerii samamoodi. Seadmete lehel on ka muuda, tõlgi ja kustuta otseteed, milles siis saab minna muutma otse seda olemasolevat toodet. Lisamisel siis samamoodi saab lisada. Siin on võimalus lisada pilte juurde ja muuta erinevaid väärtusi. Lisada faile. Emaili aadress on aadress, millele saadetakse kontaktvormi kaudu infopäring. Tuleks valida ka, millistesse gruppidesse käesolev toode kuulub. Seisukord, asukoht, kui on laos näiteks, kui ei ole, siis ei vali seda. Kirjeldus on väga tähtis lisada selle jaoks, et sellest saab ka lehekülje kirjeldus otsimootori seisukohalt. Ja sisuliselt, kui on valmis, võib salvestada ja vaadata, milline ta välja näeb. Siin on siis päringu saatmise võimalusega. See ei ole hetkel selles mõttes tähtis. Ja muidugi, kui on salvestatud, siis saab ka kohe lisada uue masina siit samast lehelt. Tärniga väljad on kohustuslikud. Hind, soodushind, tüüp, toodetud. Kui neid väljasid ei lisata, siis seal lihtsalt jääb automaatne tekst. Näiteks soodushinna puhul ei tule mingit teksti, aga kui näiteks on tootmisaasta määramata, siis ta kirjutab seda automaatselt. Toote kategooria lisamisest ma räägin järgnevalt. Tänan, et kuulasite. Kena päeva!